Tere, te vaatate saatesarja Horisont. Mina olen selle saatesarja toimetaja Erik Poltovski. Me räägime tänases saates juunikuu lõpus algavast noorte tantsu- ja laulupeost. Igal aastal saab Eesti laulupeo traditsioonist teada peaaegu 500 000 kruiisituristi, kes Tallinnat külastavad. Kuidas neid laulupeod ja tantsupeod valmis saavad, kuidas neid toimetatakse? Sellest räägivadki meile tänases saates 12. noorte tantsu- ja laulupeo peadirigent Heli Jürgenson ja lauluväljaku juht Riho Rõõmus. Me räägime algavast noorte laulu- ja tantsupeost. See on järjekorra numbriga 12, eks ole? Niimoodi. Tal on pealkiri Mina jään. Miks tal selline pealkiri on? Viimased suured laulupeod, kui noorte laulupeod on otsinud omale ikkagi ühist nimetajat koos tantsupeoga ja kuna tegemist on ikkagi Eesti kultuurielu olulise sündmusega, siis oleks ju tore nende lauludega ka ühiskonnale üks sõnum saata. Ja sestap oleme nendele pidudele ikka ühist nimetajat ja pealkirja otsinud. Ja kuna seekord on tegu noorte peoga, siis meil oli päris pikka aega nõudnud ülesande leida üks selline julge ja noortepärane pealkiri. Ja see tundus olevat just selline nagu natuke deklaratiivne ja julge, mida noored võiks sellel korral oma sõnumina ühiskonnale ja kuulajale publikule saata oma lauludega. Ehk Mina jään tegelikult võiks tähendada ju täitsa paljut, et kui me seda pealkirja nii-öelda mõtestasime ja ka väga paljude noortega arutasime ja enne laulupeo protsessi algust ka maakondades terepäevadel käisime ja sellest väga palju mõtisklesime ja rääkisime, siis me leidsime, et selle pealkirja taga saab olla väga palju, et esimesel hetkel muidugi kindlasti mõeldakse, et mina jään ja see seondub kohe Eestiga, jään Eestisse, aga miks ka mitte mina jään eestlaseks, mina jään tantsijaks, lauljaks, mina jään iseendaks. Mina jään unistajaks. Ehk igal ühel, kes tuleb laulupeole, kas lauljana, tantsijana või ka publiku hulka kuulajana, on võimalus tegelikult selle oma mina üle natuke mõelda, kes tema on, kelleks tema jääb. See paneb päris paljusid inimesi ikkagi päris kõvasti mõtlema ja mul on hea meel, et see noorte laulu- ja tantsupeo pealkiri on praegu nagu sellel aastal ühiskonnas ka nii palju nagu kinnitust leidnud, et meie noorte aasta on saanud pealkirja Mina ka, et siin on nagu selliseid viiteid ja seoseid tegelikult kogu sellel aastal, et mul on hea meel, et see on nii paljusid inimesed juba praegu kõnetanud. Kui suur pidu siis tuleb? No pidu tuleb ikka tavapäraselt suur, et lauluväljakule me kontsertile ootame ikkagi üle 20 000 laulja. Ma tean, et meie ühendkoori lõpublokis, kus ei osale suur hulk mudilaskoore, sest nad on alles nii väikesed, on üle 11 000 laulja, aga mudilaste liik ise on väga-väga suur, üle 10 000 laulja, nii et mudilased üksi juba vallutavad terve laululava oma liigibloki lauludega. Ja minu teada tantsuväljakul Kalevi staadionil peaks olema tugevasti üle 8000 tantsija. Mitu kontserti tulevad laulupeol ja mitu tulevad tantsupeol? Tantsupeo etendusi on alati tavapäraselt 3, sest Kalevi staadionile on suur tung ja sinna mahub üks teatud kriitiline hulk publikut. Seal ei ole nii laiad rohealad nagu siin lauluväljaku ümbruses, aga laulupeo kontserte noortepeol on alati üks. Me teame, et suurte üldlaulupidude juures me reeglina viimastest kordadest mäletame alati 2 suurt kontserti, aga seda jõuavad ette valmistada tõesti vaid täiskasvanute kollektiivid koos lastega ja profidega, aga noortepeol koolinoored, kes laulma tulevad, nende võimete piirides on anda üks suur ilus kontsert. Riho Rõõmus, kas lauluväljaku on valmis selle peo jaoks? Jaa, kindlasti. Ma ütleks veel Heli juttule juurde seda, et Heli alustas oma juttu sellega, et laulu- ja tantsupidu on üks olulisemaid kultuurisündmusi Eestis, et mina ütleks, et minu arust on see kõige tähtsam kultuurisündmus üldse Eestis, et võib-olla see on ainuke kultuurisündmus, mis seob kõik eestlased eestlasteks. See on see, mis hoiab meie identiteeti siin, kus unustatakse erimeelsused või vähemalt tehakse näod, et erimeelsus ei ole ja kus valatakse ka pisar sellel hetkel, kui tuntakse, et see pisaral on õige aeg tulla ja
ja ka kõige küünilisemad poliitilised väitlejad võivad seista rõõmsalt üksteise kõrval, laulda kaasa või siis valada see pisar, nii et mina usun jah sellesse nende tunnete siirusesse, mis laulupeol tekib ja ka see aura, sest ka siin lauluväljakul toimub ju palju erinevaid üritusi, aga minu käest on küsitud, et kas see üritus või teine üritus, kas see ikka sobib lauluväljakule, siis mina olen seda usku, et tuleb laulupidu ja puhastab kogu selle aura nendest võib-olla küsitava väärtusega ürituste auradest, nii et see laulupeo aura on nii tugev, et ta hoiab selle platsi identiteedi kogu aeg püsiva väärtusega. Ja eks ka laulupidu tegelikult on see, mis lauluväljakule üldse selle olemusliku identiteedi annab ja teiseks võib-olla ka on läbi aastakümnete hoidnud seda lauluväljakut, sest kui ei oleks siin laulupidu, siis ma ei imestaks, kui see oleks ammu tornmaju täis ehitatud, sest asukoht on ju hea. Või teil saab raadiotorn 6. juunil uuesti valmis või ongi ta juba valmis ja te lihtsalt avamispäeva panite 6. juunile? No nüüd on jäänud ainult praktiliselt tolm veel ära võtta ja mõned mööbliesemed sisse viia, et natuke näidata, et torn on hoopis teise kvaliteediga. Eks ta oli aastaid selline üks meie kultuuriobjekti lagunemise selline sümboleid, et ei olnud mõtet seal ka Potjomkinit teha, et tõmmata valge lubja värviga jälle rõdud üle, samal ajal kui rõdud olid murenemas ja sealt ka betoonitükk alla kukkus, nii et ka mõnele väiksele lapsele jalgratta kõrvale. Aga nüüd on ta tõesti niiviisi korda tehtud, et me julgeme teha ka presidendile ettepaneku ühte korrust presidendi korrusena kasutada, sest ka president peab vahepeal võib-olla puhkama päikse käes istumisest ja käima seal, kus kuningas jala käib. Võib-olla tal on mõni külaline, kõrge külaline kaasas, et ta saab talle seal vett või morssi pakkuda. Nii et üks korrus võiks täiesti vabalt olla presidendi korrus. Ega me spetsiaalselt presidendis viiti sinna nüüd ei tekitanud, aga aastaid on ta olnud tele- ja raadiotöötajate torn. Tänapäeva tele- ja raadiotöötajad muidugi töötavad juba hoopis teiste tehnoloogiate, teiste võtetega mööda platsi liikuvate kaamerate ja mikrofonidega, et kui palju nüüd tele- ja raadio seda just otseselt vajab. Aga ma arvan, et korraldajad nii laulupidu kui ka teised üritused rõõmustavad kõvasti, sest kui sees on kaasaegsed tingimused, iga selline objekti korda tegemine toob kaasa kohe korraldajate huvi selle vastu, ka näiteks lauluväljaku siseruumid, kui need said aastal 2008 sees korrastatud, siis korraga kõik avastasid, oi, see on üks tore ja huvitav ja vahva koht, kus saab teha erinevaid üritusi, sealhulgas ka koorikontserdid, sest lauluväljaku klaassaalis on hästi põnev akustika. Me olemegi praegusel hetkel lauluväljaku Gustavi kohvikus, et millised üritused teil üldse siin toimuvad peale laulupidude? No seesama Gustavi kohvik on ka üks hea näide, kuidas üks ruum ärkas elule. Ja tal on isegi selline, kui meil on kaks nagu tugevat allbrändi, üks on see klaassaal, kus toimub palju üritusi ja väga palju küsitakse seda Gustavi kohvikut. No siin igapäevaselt nüüd kohvikut küll ei toimi, ta on ruum, kuhu saab korraldada alates väiksest perepeost, sünnipäevapeost, aga ka väiksest nõupidamisest, esitlusest, millest vaid. Aga siis, kui ma siia tööle tulin, siis selles samas ruumis kutsuti seda pillilaoks või muusikamuuseumiks kutsuti, sest siin oli teatrimuusikamuuseum, hoidis vanu selliseid puhkpille ja kõike, mida vist ära ei tahetud ka visata. Siin oli muldpõrand, kõik hallitas, siin oli metalltrellidega uks, seda ust hoiti ja siis oli veel rauduks ja seda raudust hoiti lahti. See trellidega uks oli siis nagu takistas siia tulekut, et vähemalt loomulik kõhk käiksid läbi. Nii et pärast seda, kui 2008. aastal sai see korda tehtud, siis korraga on avastatud, et on üks vahva koht. Nii et ega majas toimuvad ja kontserdid, konverentsid, messid, näitused, palju on ka korporatiivgaalapidusid või gaalaõhtuid, firmad vajavad ruumi uusi ja huvitavaid ja muidugi kõige rohkem mina tahaksin muidugi, et see lauluväljaku siseruumid, see maja ja teine korrus, et see oleks kooride kodu. Eks siin on võib-olla probleem pigem majanduslik, et kui me peame ise lauluväljakut sihtasutus, kes me teda majandame, peame ära majandama, et kui mõni firma on oma nääripeo või jõulupeo eest valmis maksma, ütleme 2000 euri ja siis tuleb see tore koor, kes ütleb, et meil rohkem ei ole kui 200 euri, et me tahaks oma kontserti teha. Ja siis olen mina hästi raske valiku ees.
et mina ise kui dirigendi paberitega inimene ja laulupeo usku inimene, tahaks öelda, et laulupidu või laulukoor on see õige, kes peab siin majas olema. Siis teisel pool on firma, kes pakub 2000 eurot oma peo pidamiseks, nii et tihti oleme raskete valikute ees. Aga üritus on palju ja sellel suvel on eriti palju üritusi. Heli Jürgenson, et kuidas televaatajatele seletada seda, et miks peetakse noorte laulupidusid lisaks veel suurele üldlaulu ja üldtantsupeole, et muide, mina olen täiesti selle poolt, et need peod toimuksid sellepärast, et 5 aastat on järjekordselt laulupidu oodata ikka väga pikk aeg. Jah, eks sellel ongi 2 põhjust, et ma arvan, et see Heino Kaljusti omaaegne initsiatiiv hakata eraldi noortepidusid korraldama on kindlasti tingitud sellest, et 5 aasta jooksul jõuavad teatud vanuses lapsed juba suureks kasvada oma kas mudilas koori east välja suuremaks, et neil neid pidusid ja seda traditsiooni ja seda usku oleks võimalik kasvatada niimoodi läbi koolis laulmise ja kooriklassi tundide niimoodi tihedamaks, et eestlane ikka oleks ja jääks laulurahvaks. Aga kindlasti on ka see, et selles vanuses laulvaid lapsi on Eestis väga palju. Hoolimata kõikidest asjaoludest ja laste sündivuse võib-olla vähenemisest on neid laulvaid lapsi siiski väga palju, et kui ma enne nimetasin, et 11 000 last tuleb mudilaskooridega lavale, see on ikkagi üks väga-väga suur hulk mudilasi ja me tegelikult teame, et need ei ole veel kõik, kes on selles protsessis kaasatud ja osalenud, et ega me ikka kõik siia ära ei mahu selle ühe suure peo raamides iga 5 aasta tagant, et see annab kooli noortele võimaluse laulda omale jõukohasemat repertuaari ja ikkagi võimalikult paljudel lastel sellel peol nagu sellelt lavalt läbi käia ja oma laulud laulda, et see on, ma arvan, noorte muusikaarmastuse ja koorilaulu kasvatamiseks nagu ainuvõimalik moodus, sest täiskasvanud saavad oma selle 5-aastase tsükliga hakkama ja kannavad siis oma 2 kontserti jagu laule ette, aga noorte pidude jaoks on see võimalus nagu niimoodi topelt koguses need, kes seda suudavad ja tahavad ja valivad kindlasti parim võimalus. Mina jälgin päris aktiivselt sotsiaalmeediat ja nii tore on seda sotsiaalmeedias märgata, kas need on siis lapse vanemad või siis lapsed ise, kui nad seal hõiskavad, siis kui need otsused langetatakse, et hurraa, meie koor sai laulupeole või siis lapsevanem on nii uhke, ütleb, et minu laps läheb ka laulupeole. Et see on, tundub ikkagi väga popp on saada laulupeole, väga uhke tunne on, kui koor valitakse laulupeole, et järelt sa oled millekski võimeline. Et sa oled, sest ma arvan, et ka see ette laulmine ja sellest sõelast läbimine, see näitab, et sinu ja sinu kooril on olemas teatud kvaliteet, see töö ja see harjutamine, võib-olla ka see õpetaja õiendamine, et see on kandnud vilja, see pole nagu mõtetu olnud. Kuidas neid koore valitakse üldse? No kui me räägime noorte peost, siis tegelikult läbi kõikide aegadega selle karmi nõukogude aja tegelikult koolikooridel on olnud alati see ette laulmine laulupeole pääsemiseks ja selle puhul tegelikult on oluline olnud see, et õpetajakoor on saanud taotleda endale kategooriat, mis tähendas tegelikult reaalselt õpetajale palgalisa koolis. Ja see traditsioon on tegelikult olnud kogu aeg, ma mäletan seda oma lapsepõlvest, aga laulupidude nagu selle laulu kvaliteedi mõttes ka suurte pidudele me hakkasime seda sama ette laulmist korraldama ja mina tean nüüd küll oma viimase aja praktikast juba vähemalt 3 pidu, aga noortepeod on olnud ka veel vahepeal. Et see võtab ära laulupeolt selle tohutu anonüümsuse, mis selle 20 000 laulja hulgas tekkida võib, et ei ole tähtis, kuidas mina laulan, vaid vastupidi, iga laulja laval loetakse üle. Iga ühe panus on selgelt tuntav, iga dirigent vastutab oma töö eest, iga laulja teab, et ta peab tulema kohale, ta peab tulema proovi, ta peab osalema selles proovis ja ta peab neid laule oskama. Ja ma olen täheldanud seda, et tegelikult võib-olla kui see mingil hetkel tekitas nagu küsimus, et kas me ikka peame seda tegema, siis nüüd ma näen nagu seda, et koorid on tulnud eelproovidesse kostüümides, oma koori kostüümides, seda esinemist võetakse nagu kontsertolukorda, üksteist kuulatakse, üksteist toetatakse, üksteisele plaksutatakse. Et see on olnud selline hästi uhke tegevus, et igaüks nagu püüab anda enda parima ja kindel on see, et see on kogu laulupeo kontserdi kvaliteedile ainult kasuks tulnud, et me oleme kõik sellest nagu võitnud. Nii need, kes laulavad, ei taha ju enda kõrval kuulata jorisejat või inimest, kes tegelikult oma laulupartiid hästi ei tea, kui ka publik, kes ikkagi saab sellest kontserdist kindlasti parema naudingu, kui kõik lauljad oma laulusid hästi oskavad. Nojah, et ega laulupidu ei ole ju lihtsalt üks suur ühine koos jorisemine. Tegelikult on ta suur aruandluskontsert kooride poolt oma rahvale.
ehk kõik koorid annavad rahvale aru, mida nad on suutnud ära teha, kui hästi nad suudavad laulda. Muidu võiks tõesti nii, et laulame ühehäälselt, kõigil on lihtsalt see sõnade raamat ees, tuleb välja, peaasi, et oleks rõõmus meel, aga siis ma ei tea, kuhu me sellega siis välja jõuaksime. Ma arvan, et siis me enam oma laulupidude üle nii uhked ei oleks. Me tahaks ju ikkagi ka kuulata ilusaid laule ja ilusasti esitatud laule, et ega ma võin öelda, et kui üks koor võtab ette Tuljaku või Gustav Ernesaksa Mu isamaa on minu arm, ega need ei ole iseenesest püsivad kvaliteedid, et selleks, et need laulud hästi õnnestuksid, tuleb järjepidevalt kogu aeg neid laule harjutada. Ja ammugi veel noortega, kes kogu aeg peale kasvavad, et nende jaoks, kes tulevad teatud vanusesse jälle esmakordselt laulupeole, need laulud alati uued. Et see on selline lõppematu protsess, et kvaliteet püsiks nii nagu sportlastel, sa pead lihtsalt kogu aeg trenni tegema, et olla oma tulemuse vääriline. See ei sünni iseenesest. Et kuidas ühe laulupeo jaoks üldse laule valitaks? No see kõik algab tegelikult umbes 2,5 aastat, kui mitte öelda 3 aastat enne laulupeo toimumist, kõigepealt ideekavandi konkursiga, mille korraldab Laulu- ja tantsupeo sihtasutus. Et mina olen olnud mõnedes komisjonides, kes on neid kavandeid läbi vaadanud ja seal on päris kõva ekspertide grupp, kes arutleb, et milline võiks see kavand olla, milline see võidutöö on, et see kontsert võimalikult hästi siin laululaval õnnestuks ja siis hakatakse selle parima kavandiga tööle. Umbes 2,5 aastat enne pidu valitakse siis see meeskond, kes hakkab laule valima, siis toimub päris pikka aega töö repertuaariga, sest seda kaalumist ja sõelumist on palju, uudisteoste tellimist on palju. Ühel hetkel on päris tihe töö laulikutega, sest nende trükkimine on üks mahukas ettevõtmine, kontrollimine, et kõik noodid ja sõnad on õigesti kirjas. Ja siis, kui jääb viimane pool aastat või natuke rohkem peoni, siis tegelikult me oleme juba suurtes eelproovides ja sõidame oma 2 ringi mööda Eesti maakondi ja tõesti 40-50 proovi on selline tavapärane poole aasta töö nende kooridega üle terve Eesti, nii et see kontsert, mis siin jõuab lõpuks ühe dirigendi kohta. Et mina tean, et ma olen teinud laulupeo eelproov üks 40-50 tükki üle Eesti maakondade poole aasta jooksul. No reeglina nad algavad jaanuarist ja siis kuskil mai lõpuni, et see on üks tohutu suur töö. Ka üsna väsitav, aga ka see annab väga palju energiat tagasi ja kuidagi põnev on näha, kuidas mingis maakonnas koorid toimetavad, kuidas see nende siseelu ja kliima seal on ja pärast kõige põnevam on see, et kui ma tõusen siia pulti, siis ma tegelikult näen kõiki neid inimesi ja neid lauljaid, et see ei ole üks suur hall mass, vaid ma mäletan, et vot see tenor oli Viljandi proovis ja see tuli Tallinnast ja seda ma mäletan sealt maakonnast, et sa näed lõpuks neid inimesi ja neid laulvaid silmi ja sa tunned nad nagu kõik ära, et see on selline hästi tore, huvitav meeskonnatöö, mis siis siin kaare all lõpuks kõik kokku saab. Mis tunne on tõsta dirigendi kepikene sellise tohutu massi lauljatest? No, mitut pidi õudne, huvitav, põnev, uhke kindlasti ja ka ikkagi väga suure vastutusega seotud, sest mul nüüd ikka on päris mitmel peol juba õnnestunud seal üleval käia, aga kuna laulud on iga kord uued ja nendega kaasnevad ohud või probleemid või rõõmud on erinevad, siis ma ei saa öelda, et mul on mingi kuldne reegel, mille järgi ma iga kord nagu hakkama saan, et iga kord on uus olukord, uus elu ja kui see pärast nagu õnnestub, siis see on erakordne selline laeng, mida ei oskagi nagu sõnades panna. Sellest emotsionaalsest tundest ikka ma tulen välja mitmeid nädalaid pärast seda, kui pidu möödas on. Ma küsin omalt poolt ka Heli käest, et no ma olen lapsena laulupeol laulnud, nüüd ma enam laulukoori ei kuulu, aga üritan ennast vahel sinna ikka mõne tuttava laulu puhul sinna sokutada, kuna olen platsi peal tööl. Et kas üldjuhil seda koori juhatades, see koor ju allub ju teatud väikse viivisega, et see ei ole nagu väikse kooriga, et kas see on hoopis teistmoodi, sest üldkoori ja laulupeokoori juhtimist ei saa ju harjutada. Ta lihtsalt toimub nüüd 4 või 5 aasta tagant toimub ära ja järgne kord on sul võimalus jälle minna ja teha, aga ei ole nii, et nagu oma laulukooriga, et iga nädal võtan ühendkoori, laulupeo ühendkoori kokku ja harjutan. See on väga huvitav, televaate kindlasti huvitav teada. Ega kui ma lähen oma kooriga kontserti tegema, siis ma harjutan nädalaid ja kuid ja hulka proovi ühe kontserdi tarvis. Laulupeo jaoks ju me käime küll need maakonnad nagu läbi ja teeme umbes 500 peadega saalides neid proove, aga kui me reaalselt saame kokku siin paaris proovis laululaval, siis mul on tegelikult ajaliselt 2 korda 15 minutit, et oma laul läbi teha ja üks läbimäng
ja heal juhul ja siis on see kõik, et ega keegi sellise paari veerandtunnise prooviga tavaliselt kontserti oma lauluga tegema ei lähe. Et see peab olema väga kontsentreeritud ettevõtmine, aga inimesed on ikka siiski juba kõvasti kuid harjutanud ja ühiste eesmärkide nimel nagu kokku harjutanud, et ma võrdleksin seda niimoodi, et kui ma iga päev sõidan liikluses oma väikese autoga, siis ma tunnetan teda ja ma saan valida selle tempo ja liikuda nii, nagu mulle tundub, aga kui ma siia tulen seda suurt koori juhatama, siis see on natukene selline laeva moodi moodustis, et see pöörab ennast nagu aeglaselt ja sa pead natuke jälgima, kuidas ta nagu toimib, et sa ei saa päriselt niimoodi ise seda gaasi vajutada ja see ei tule lihtsalt nii ruttu järgi. Et sa pead laskma tal natuke nagu oma ette ka loksuda ja sa tead, et sa juhid teda, aga et see on aeglane ja sa pead olema väga osav teatud hetkedel, kui sa tahad midagi äkiliselt nagu muuta ja see vajab kindlasti palju trenni ja kogemusi, aga see on võimalik ja see on selles mõttes ikkagi täiesti fenomenaalne üritus, et see kõik niimoodi toimub ja need inimesed oma selle panuse ja tahte ja rõõmsa laulumeelega tegelikult siiski nii hästi meeskonnas töötavad, et see on võib-olla eestluse puhul üsna harukordne, kuidas me muidu võib-olla oleme üsna suured individualistid ja juba ajaloost ja kirjanduse ajaloost igalt poolt me teame, et me üksteisega vahel kisume ja riidleme ja läbi ei saa, siis vot Rihol oli ennem õigus, et siin laulukaare all minu arvates see kõik kuidagi nagu unustatakse, et nende ühiste emotsioonide nimel selle oma hinge puhastamine ka, mitte ainult lauluväljaku puhastamine on sellele eestlasele kuidagi oluline, et minu välismaa tuttavad on kõik alati imestanud, et kuidas see kõik niimoodi siin toimub, et mingid tohutud väed ei suuna neid masside liikumised, kõik iseenesest nagu toimib ja see tuleb kuidagi kergelt ja lihtsalt, et see ongi täiesti harukordne üritus, kultuurisündmus, aga see on ka ikkagi eestlase identiteedi selline oluline osa, et me vajame seda, see on oma iseenda jaoks oluline, selle oma jäämise jaoks, ükskõik kuidas me seda noortepeo pealkirja ei mõtesta, aga see tegelikult see mina jään kas või ka lauljaks ja tantsijaks või eestlaseks või jäängi laulma, see on kõige olulisem sõnum. Mul on hea meel, et sellel korral seda need noored lauljad ütlevad. Väga suur vastutus on ju ka tehniliselt kogu seda asja korraldada. Lauluväljak on ju tegelikult mitte ainult üksinda kaar, eks ole, siia kuulub tohutu suur kompleks, igasugused väikseid hooneid veel juurde. Noh, eks erinevatel üritustel on erinevad korraldajad, eks siin telekaamera ees mul on ka praegu võimalus öelda inimestele, kes telesaadet vaatavad, võib-olla parandada nende arvamust, et lauluväljak ja lauluväljaku meeskond sihtasutus korraldab siin suurem enamus kõiki need kontserdid, et see nii ei ole, et ikkagi kõigil üritustel, sealhulgas ka laulupidu, mida ei saa ürituseks nimetada, on oma meeskond, oma korraldajate meeskond, kuhu võetakse juurde abijõudusid ja kaasatakse erinevaid firmasid, kes töötavad selle nimel, nii et lõpuks see meeskond, kes ühe suure ürituse, nagu näiteks laulupidu taustal töötab või siis selja taga, et see inimhulk on väga suur. Ja nemad on siis need, kes korraldavad selle lõpuks selle peo laitmatu läbiviimise. Aga lauluväljaku ülesanne on luua võimaluste piirides niivõrd hea infrastruktuuri või taristupõhine olukord, et korraldajal oleks võimalikult mugav oma asjusid läbi viia. Me peame olema nii palju professionaalsed partnerid, et ka korraldaja neid soove täita, mille peale ta alati ei tulegi, et korraldajaga suheldes küsida, osade korraldajate käest me küsime, vahel isegi võib-olla naljakaid või lapsikaid küsimusi, et kas sa selle peale oled mõelnud ja siis ta ütleb, et oi jah, selle peale ma üldse ei mõelnudki. Nii et see on ka meie nagu ülesanne kui lauluväljak kui tugiteenuse osutaja korraldajale ehk abistaja, et ürituse ettevalmistamisel, et paljudel korraldajatele me muutume kaaskorraldajaks läbi selle pideva abistamise ja viimase hetke tulekahjude kustutamise ja ehk kellegi tuleb meelde, et või tuleb raadiosaatjast teada, et oi, sinna ruumi on veel 4 tooli tarvis, kas saaks kohe minuti pärast on tarvis või mis iganes see võib olla. Aga mulle teeb muidugi rõõmu see, et praegu on selline väga tore situatsioon, kus riik ja linn on väga ühises sellises meeles siin lauluväljaku parandamises ja arendamises. Konkreetselt Raadiotorn sai nüüd korda veel Tallinna linna rahaeraldistest, ta läks maksma üle 400 000 ja nüüd juuni alguses saab ta pidulikult avatud, aga näiteks need teised tööd, mis enne laulupidu peaksid ära toimuma, ehk siis merepoolse tualeti korda tegemine, see läheb juba 50% linna ja riigi ühises rahastamises.
ja ka laulukaare astmestiku puhastamine, pidurüüsse ja siis teatud värvimistööd on ka jälle linna ja riigi ühises ettevõtmises. Ja suurem plaan on see, millega tegeldakse, on lauluväljaku tulevane uus detailplaneering, arenguvisioon, et me peame suutma ette näha, et ka 20, 30, 50 aasta pärast selle platsi peal oleks võimalik laulupidu mugavalt läbi viia. Muidugi me ei tea, milline on elu 50 aasta pärast. Vaevalt, et siis paberist piletid on veel alles. Võib-olla enam pole mobiiltelefon, on mingid teised asjad. Et ega me sellesse detailplaneeringusse, arengunägemusse, visiooni ja sealt enne toimub veel arhitektuurikonkurss, ei oska kõiki neid lahendusi võib-olla ette näha, et võib-olla need muudetakse veel vahepeal, aga praegu valmistatakse ette suure komisjoniga arhitektuurivõistlust, mis siis annab selle aluse uue detailplaneeringu algatamiseks ja läbiviimiseks, mille alusel siis nii kiiresti kui võimalik algatatakse lauluväljaku parandamine, arendamine juba uute tänapäeva 21. sajandi nõuetele vastavaks. Aga nii kaua katsume vanu asju parandada, need, mis kindlalt jäävad, nii nagu tuletorn jääb, raadiotorn jääb, laulukaar jääb. Ma arvan, et seda laulukaart me niipea ei muuda. Ta on 60. aastast püsti pandud ja seisab. Kõlaekraani parandamine selleks nüüd noorte tantsu- ja laulupeoks valmis ei jõuaks ole. Ta saab valmis järgmiseks suureks juubelipeoks või? Jah, järgmiseks juubelipeoks. Siin on nagu mitu põhjust, miks me ei võta seda sel sügisel ette. Võib-olla üks peamisi põhjuseid on see, et Eesti on Euroopa eesistuja maa, tuleb palju külalisi, kes kõik tahavad meie uhket laulukaart näha ja sellel ajal see kogu laudis ja siis ka see plekk, mis on mere pool katus, see kõik sealt puhtaks lüüa jääb ainult selline nagu ahervare, et suur toru ja trossid, et see oleks päris kole ja siis ümberringi ehitusplats. Ja ka Euroopa üritus on siin meil majas mitmeid sellel perioodil. Nii et selle tõttu on ka see otsus, et laulu kõlakaare remontimine viia järgmisse sügisesse ja teha ta valmis siis juubeli laulupeoks 2019, kui laulupeod tähistavad oma 150. aastapäeva. Siin kasutan ära ka muidugi selle, et öelda, et järgmisel aastal tähistab lauluväljak oma 90. aastapäeva. Sellest platsist sai lauluväljak aastal 1928, siis kui sündis minu ema. Nii et enne toimus siin Tallinnas laulupidu ka veel mitmel platsil ja 1928 kolis siis laulupidu sellele platsile. Eesti Põllumeeste Selts andis poole platsi laulupidude käsutusse ja lõpuks siis kogu see ala muutus tervikuna lauluväljakuks. Siin oli juba juttu sellest, et laulupidu on sisuliselt Eesti rahvusliku eneseteadvuse deklaratsioon või kui nii võib öelda. Et paljud välismaalased on ka imestanud ja eriti esile tõstnud seda, et kuidas Eestil ja ka Läti ja Leedu ennast 26-27 aastat tagasi vabaks laulsid. Tegelikult on siin ju veel sügavamad juured. Jälle, nagu te juba vihjasite, et niidid lähevad kuni ärkamisajani välja 2003. aastal. Novembris kanti Eesti, Läti ja Leedu laulupidude traditsioon UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja. Ja 2008. aastal liideti see traditsioon koos teiste meistriteostega inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. Kui palju lauluväljakut külastavad 100 turistid sellest üldse teada saavad? Me oleme hinnanud, et aastas käib lauluväljakult läbi umbes, ma ei tea täpset arvu, aga nii palju, kui me oleme monitoorinud umbes 400-500 000 turisti. Ehk kõik need kruiisilaevadega tulevad turistid, tulevad bussidega läbi, kõik need, kes on igasuguste kõik linnatuuribussid turistidega tulevad läbi, nii et see meie mäevärav, hetkel ei ole see nende peatumine seal üleval Lasnamäe nõlval pikk, eks nad naudivad seda miljoni vaadet, kus giid seletab neile ära meie laulupidude ja laulva revolutsiooni siis tähenduse meie rahvale. Räägitakse ka Gustav Ernesaksast, kellel on väga suur sümboolne tähendus ka selle võib-olla kõige raskemal nõukogude ajal meie rahva meelsuse, keelsuse ja laulupeo identiteedi üleval hoidmine selle erinevate jõujoonte vahel mängimisega. Ja ka Gustav Ernesaksele tuleb tänu öelda selle uue laululava kompleksi pärast. Tema suutis võimudele selgeks teha, et uut laululava on vaja.
Aga nüüd see uus lauluväljaku arhitektuuriline nägemus ja siis see uus detailplaneering planeerib seda ka ette näha, et täiesti eraldi välja töötada laulupidude mälestamise tsoon või laulupidude väärtustamise tsoon. Milline täpselt välja näeb? No praegu on meil seal üleval niinimetatud 100 tammeala, aga ega paljud eestlasedki ei tea, et seal sellised tammed on, eks nad natuke kiduraks on jäänud ja peab ka otsustama, mis nendest tammedest täpselt saab, enne kui nad ära närtsivad. Seal on laulupidude sein, kus on siis kivid või marmortahvlid suured, mis näitavad, mis aastal, mis pidu toimus, palju osavõtjaid oli. See sein on kahjuks nagu poolikuks jäänud ja ka sellele otsitakse lahendust, et kas minna sama seinaga edasi või teha uus sein, hoopis uuem ja hoopis teise lahendusega ja nii edasi, kas teha skulptuuride park nende dirigentidele, võib-olla juba Koidulast alates, kes on laulupeo liikumise püsti pannud või mida veel, nii et siin tuleb jätta ka ruumi arhitektidele, kunstnikele, maastikuarhitektidele, kes siis selle parima lahenduse leiavad. Millal see arhitektuurivõistlus või konkurss või kuidas seda kutsutama hakatakse, millal see välja kuulutatakse? No töörühm ja komisjon töötavad praegu küll väga kiiresti, siin vahepeal oli nii, et iga 2 nädala tagant käis töörühm koos. Ja praegu Arhitektide Liit just valmistab seda konkurssi ette, kui kõik läheb vastavalt tempole, siis hiljemalt sügisel võib selle konkurssi välja kuulutada. Kõik ilmselt mäletavad ja teavad oma ajalootundidest, et esimene Eesti laulupidu peeti Tartus 1869. aastal, esimene tantsupidu 1934. aastal Tallinnas. Ja meil tuleb siis 2 aasta pärast suur laulupeo juubel, 150 aastat esimesest laulupeost. 27. üldlaulupidu ja 20. tantsupidu. Need toimuvad siis 2019. aastal 5. kuni 7. juulini. Mina olin 12-aastane poisike, kui 69. aastal oli 100. juubeli laulupidu. Kas sa käisid seal? Jah. Ja ähmaselt mäletan isegi, palju see 12-aastane poisikene sellest osa sai, aga siiski mäletan. Mis on selle poole sajandi jooksul Eesti laulutraditsioonides, laulukultuuris muutunud? Minule on see päris raske küsimus, sest see juubeli laulupidu, millest teie äsja rääkisite, oli minu sünniaastal. Ja mina sellest küll mitte midagi ei mäleta. Aga ma võin kõneleda võib-olla läbi oma kogemuse, sest mina tulin laulupeole esimest korda lastekooriga rongiga, ma arvan, aastal 1980. Ja ma mäletan, et siin Lasnamäe Nõlval tegutses üks fotograaf, kes kõiki koore pildistas ja selle meie koori foto taustaks on laululaval helesinistes kostüümides võimlejad moodustanud numbri 40 Eesti NSV 40, et mul on üks selline tore pilt kodus. Ja ma olen praegu päris mitme intervjuu puhul pidanud nagu oluliseks märkida seda, et ma mäletan tolle laulupeoga seoses hästi värvikaid väikseid detaile, neid koorikostüüme või et seal kanti ette lastekooridega Metsatelegramm Uno Naissoo laul, mis käis puupulkadega ja minu vanaisa kooli töömehena treis neid kogu lastekoorile ja see oli pärast neid puupulki terve laululava täis, kõikidel lastel 2 pulka käes või mis laulud olid või kuidas maitses minu elu esimene banaanilõik või kohuke. Et millegipärast sellest esimesest korrast on kõik meeles, aga sama hästi on mul ka meeles venekeelsed laulud Leninist, hümnid vene keeles ja nii edasi, et see kõik on talletunud minu lapsepõlve mälestusena kuidagi minu kehamällu täiesti siiamaani. Ja samas, kui ma olin juba Otsakoolis Tallinnas õppimas sellel uuel niisugusel ärkamisajal ja siin toimusid öölaulupeod, siis sellest õppiajast on neil hoopis teistsugused emotsionaalsed mälestused, et samal ajal käis eksami sessioon ja pidi tohutult palju õppima, aga ööd möödusid kõik siin. Magada ei jõudnud, aga eksameid tuli teha, et see on mingi teistsugune kogemus. Või et 94. aastal ma tulin peole esimest korda kollektiivi juhina oma kollektiiviga ja mul oli võimalus laulda soolot. Urmas Sisaski Eesti missas, niimoodi, et ma olen olnud ka solist. Või et 2002 ma tõusin esimest korda pulti dirigendina, et mul on täiesti nagu erinevast vaatevinklist kogemusi ja minu kõige viimasem noortepidu 2011 ma olin elus esimest korda publiku hulgas. Mitte lauljana laval ega ka dirigendi puldis ega ka kollektiiviga, sest mul sündis 3. laps ja ma olin titaga Rohelisel Nõlval.
ja ma sain sellise elamuse, sest Ernesaksa Isamaa ajaks oli kogu see nõlv püsti sinimustvalgetega ja nad laulsid ikka nii kõvasti, et minu meelest see oli nagu veel ägedam kui see, mis sealt noorte poolt laulukaare alt tuli, et ilmselt kõik need lapsevanemad ja muidu huvilised kuulajad laulsid minu ümber niimoodi, et ma dirigendina vaatasin kahele poole, ma ei usu oma kõrvu. Ma sain sellest totaalselt ägeda elamuse niimoodi, et olles alati seal nagu lavapool ja puldipool, sa tegelikult ei hooma, kuidas rahvas seal üleval nõlval sellele kaasa elab, et sa näed neid plaksutamas ja lainetamas, aga see, kuidas ja millise energiaga seal lauldaks, oli minu jaoks täiesti uus kogemus. Nii et need laulud on ikkagi olnud väga palju seotud Eesti ajalooga ja hoolimata sellest, mis keeles seal nagu on lauldud, on ikkagi tuldud selle teatud asja pärast siia, mida ma nimetasin oma hinge puhastamiseks, ikkagi meie teatud laulude laulmiseks ja meil tuleb need oma laulud ära laulda ja sõltuvalt ajast me laulame kas natuke rohkem rokilaule või oleme laulnud kunagi venekeelseid laule või me laulame ka vahel välismaakeelseid laule, sest olid ka teatud aastad, kus me siin esitasime Lloyd Webberit ja vaatasime nagu rohkem väljapoole, siis mulle nagu tundub praegu üldse kogu seda maailma kirevat ja ikkagi väga ebastabiilset elu vaadates ja küllalt rohkeid kriisikoldeid kõrvalt jälgides, et selle oma asja ajamine siin on hetkel ikkagi väga oluline ja oma juurte hoidmine, et see noorte sõnum praegu peaks kutsuma kõiki nii-öelda vaimselt korrale selle üle mõtlema, et meil on Eestis hetkel kõik väga hästi ja väga toredasti ja see, et see kauaks ajaks nii jääks, meil tuleb väga palju sellest seista ja neid oma laule, et me tulevikus laulda saaks, me peame kõvasti selle nimel tööd tegema. Nojah, ega meid eestlasena ära määratlebki ainult keel. Sest kui me kõik räägiksime praegu siin saates näiteks poola keeles, siis on raske öelda, et me oleme eestlased, eks. Muidugi me Poola televisioonile esitaks, siis poleks see imelik, iga eestlane võib rääkida 10 keelt. Aga et keele säilitamine, kui neid, kes eesti keeles rääkima jääb, muutub kriitiline mass nii madalaks, siis lihtsalt rahvus kaobki ära. Ja selle tõttu on selle keele säilitamine ikka hiigeltähtis ja kindlasti laulupidu on üks suurimaid selle keele väärtustamise kohti. Üks olulisemaid et kui me ikkagi neid laulupidude laulusid valime hoolikalt, mis hästi lauluväljakul kõlama hakkaksid, siis me tegelikult ikkagi alati lähtume ka sellest sõnumist ja sellest luuletusest, millele see laul luuakse, et ega me ju ei käi ainult Ernesaksa Isamaa pärast seda siin laulmas, vaid selle taga on ikka Liidia Koidula ka, et see keel ja see sõnum hakkab ikkagi peale sealt luuletajast ja sellest ideest, mida sellega öelda tahetakse, et sellepärast ilmselt on ka nende laulude valik alati väga raske, et sa püüad leida parimad. See, mis kõiki puudutaks, kõnetaks, annaks seda elujõudu ja siia jäämise julgust ja tahet, et see ei ole selline suvaline valik, nagu võib-olla vahel mulle tundub, arvatakse, et mis see siis on, tuleme kokku, laulame kõike koos, et sellel peab olema ikka sügav mõte, mida sa inimestele ütelda tahad ja mida me siit kõigile nagu selleks järgmiseks 5 aastaks elamiseks kogu kaasa anname. Linnalegendi Eli võib seda nüüd ümber lükata või mina olen seda juttu kuulnud igat selliselt, et kas oli vahetult pärast seda laulvat revolutsiooni ja taasiseseisvumist, et oli selline arvamus, et kellel need laulupidusid ikka enam vaja on, et millegi vastu pole protesteerida, et rahvast niikuinii eriti ei tule, lauljate motivatsioon ka langeb laulda, et enne laulsime ju protesti pärast, tulime juba siia, et hambad ristis tähendab ja et mida nad meile teha saavad. Aga et nüüd peab mõtlema, et seda laulupidude populaarsust säilitada, et peaks midagi ägedat tegema. Ja minu teada, või vähemalt ma kuulsin, et hakati tookord isegi otsima kontakte ja läbi rääkima kuulsa laulja, kes nüüd on surnud, Whitney Houstoniga, et Whitney Houstonit laulupeole laulma saada. Et see tõmmaks magnetina siis tähelepanu ja populaarsuse. Aga see plaan oli õnneks kusagile riiulisse ära pandud ja see pooleli jäänud või jäi ta asja ajamise keerukuse tõttu pooleli, aga tagant järgi ma nagu hoomasin seda, et kui olekski saadud Whitney Houston siia laulma, siis ma mõtlen, et see oleks olnud ikka üks totaalselt vale samm. Et siis oleks ajalehtede esikülgedel Whitney Houston saabus lennuväljale, kus hotellis Whitney Houston elab, mis on Whitney Houstoni tagaruumides siin backstage'is tähendab, kas mullivann või mida Whitney Houston sõi, mida Whitney Houston jõi tähendab. Siis öeldakse, kuidas Whitney Houston laulis. No Whitney laulis hästi, aga koorid taga laulsid natuke mustalt. Ehk see ei oleks enam meie laulupidu olnud. See oleks olnud Whitney Houstoni suur promoüritus, kus meie koorid oleks siis olnud see õnnetuse backkoor taga,
nii et õnneks see plaan, kui ta oligi kellegi peas või on ta ainult linnale käinud, jäi sündimata ja see jäi ikkagi meie Eesti laulupeoks. Mul tulebki siit kohe järgmine küsimus, et kas nende vahepealsete aastatega, Nõukogude ajal oli suur Nõukogude Liit, see oli propagandaüritus tegelikult, lauldi parteilaule ja Leninist, vihje juba oli siin sellel teemal, et kas ja kui palju on muutunud teie töö raskemaks või kergemaks võrreldes siin Nõukogude ajaga? Oskate üldse võrrelda? Mina arvan näiteks selle propaganda suhtes, et see oli kahtepidi mäng, see on nagu ajakirjandus ja kuulsused mängivad ehk kuulsustel on või äriinimestel või kellegil on tarvis ajakirjandust ja ajakirjanikud jälle vajavad inimesi, keda kuulsaks ajada, et siis seda ajakirjandust müüa. Et nii oli ka seda laulupidu tol ajal tarvis võimuorganitel, et rahvas justkui saaks käia siin auru välja laskmas ja ei tekiks rahva sisse pingeid, aga samal ajal rahvas oli seda vaja, et tulla näidata, et me oleme ikkagi jõud. Nii et tegelikult ega mõlemad pooled, ma arvan, mõnes mõttes mängisid teineteisega ja hoiti seda tasakaalus, et rahvas sai auru välja lasta, aga samas rahvas ühte kätt hoidis ikkagi taskus rusikas ja teadis, et sai ka üksteisele näidata, et kui vaja on, siis me võtame angud kätte. Ja võim ei teadnud kaugele rahvas valmis minema. Võim muidugi pani sinna punased lipud välja ja üritas näidata, et see on propagandaüritus, tegelikult on see Nõukogude üritus. Aga meie lauldes teadsime, et see ei ole Nõukogude üritus. Majanduslikult oli seda siis kergem korraldada või nüüd on kergem korraldada? Kuivõrd mina tegelen oma töös praegu igapäevaselt nagu selle asja kunstilise poolega, siis ma arvudes ei oska rääkida, aga ikkagi ma arvan riigile palju tänu selle eest, et meil eksisteerib Laulu- ja Tantsupeo sihtasutus, kes kogu seda protsessi elus hoiab, et ega meie kulutused ju ei ole ainult seotud selle üheaastase peoaastaga ja korraldusega, mis toob need massid siia laulu väljakule ja Kalevi staadionile, vaid tegelikult sihtasutus ju töötab kõik vahepealsed aastad ja läbi sihtasutuse toetatakse ka neid koore väiksemates ja suuremates kohtades, et nad ikka laulaksid ja neid dirigente. Me teeme ju järjepidevalt koolitusi ja mis seal salata, kuna ma just rääkisin, et selle peo ettevalmistuse protsess on niivõrd aeganõudev, siis ma võin teile kinnitada, et praegu, kus mina sihtasutuses väga intensiivselt töötan selle saabuva peo nimel, tegelikult juba pool aastat minu kõrval käib koos 2019 meeskond ja juba uued laulud on valimisel ja helilooming tellitud, et tegelikult juba sihtasutusel praegu 2 paralleelset laulupidu on korraga töös. Et see on ikkagi suur asi, et me seda üldse Eesti riigis nagu toimetada saaks, et riigil tuleb siia päris palju panustada. Lihtne see ei ole. Vanasti olid kas või kolhoosid ja sovhoosid ja suured majandid ja ettevõtted andsid inimestele transpordi kas või bussi tulla laulupeole. Eks me seda vist teame, ütleme siis, ma arvan, üks 50 ja pluss vanuses inimesed teavad, kuidas nõukaajal asjad käisid eriti suurte asjade puhul. Et kui oli ikkagi suur asi, millest oli ka punavõim ise huvitatud, siis lihtsalt helistati punase telefoniga teisele punasele telefonile ja koormad tellistega või koormad seguga või tulid suured labidatega, terved hordid kaevasid, mis oli vaja, kui oli tarvis, pandi puudele, kleebiti rohelised lehed külge. Nii et raha taha asi seisma ei jäänud. Raha anti Moskvast siis piiramatult, kui oli tarvis teha Eestis korralik laulupidu. Aga tänapäev, kus me elame ikkagi kapitalismipõhises ikkagi ühiskonnas, turumajanduslikus ühiskonnas ja Excel-tabelite põhimises ühiskonnas, siis on, ma arvan, tänapäeval majanduslikus mõttes tunduvalt keerulisem. Eks me ikka arvutame ja ma tean ka, et sihtasutus loeb iga supiportsjonit ja nende noorte lastekooride saatjate hulka, et see on ikka kõva arvutamine ja näiteks me sellel peol oleks tahtnud teha meile uue dirigendi puldi, mille mina koos Hirvo Survaga eelmise peoel üle värvisime, aga loodame, et see tekib juubelilaulupeoks, et tööd sellega on nagu kindlasti palju, et lihtne selle peo korraldamine kindlasti ei ole. Nojah, riigis on ikkagi konstantne arv, mis on riigi eelarve ja siis kui tahaks öelda, et kellele siis veel kui laulupeole ja nagu minagi ütlen, et peaks korda tegema lauluväljaku, mis on kõigi eestlaste armastatud plats, kõige kuulsam plats kogu Eestimaa rahva jaoks. Aga siis tekib küsimus, aga kelle arvelt? Et kas me jätame selle lasteaia katuse panemata või kas me jätame siis ühe kultuurimaja remontimata või teeme vägeva laulupeo, aga siis
mõnele dirigentidele ei maksa seal kooritöö juhendamise eest aastaringselt. Et vot see ongi see, et kuidas sa need Exceli tabelid jagad ja vot. Sponsorid on võimalik ka leida, ma küsin just, et tänapäeval ka võimalik see. Jaa, ma ei julge küll nüüd 100% kõikidel nendel teemadel kaasa rääkida, aga meil on siin supimajandusega kindlasti omad sponsor kokkulepped ja koostööprojektid ja samamoodi laste jäätisega, et laulu- ja tantsupeo sihtasutusel on kindlasti palju toetajaid ja teisiti ei saakski see sündida ja tegelikult ei tohi ära unustada kohaliku omavalitsusi, kellega koostöös meie võib-olla kõige tihedam kokkupuude on just nende eelproovide ajal, kui me sõidame, te võite ette kujutada, mitmeid saale üüritakse ja renditakse nende pidude proovide jaoks, kui sealt dirigendid sõidavad kohale, jälle on 500 last saalis ja veel 500 last ja neid on mudilastega ja poistekooridega ja segakooridega, et see on suur töö, millele kohalik omavalitsus oma õla alla paneb, et siia panustavad kõik maakonnad, linnad, dirigendid ise, laulu- ja tantsupeo sihtasutus, Eesti riik ja siin on palju partnereid, sest muidu see pidu ei saaks kuidagi toimuda. Hiljuti tehti ettepanek, et meie laulupidude programmi võiks olla kaasatud ka mõned venekeelsed laulud ja see tekitas üsna tulise diskussiooni. Mida teie arvate, kas venekeelne laul võiks olla Eesti laulupeo programmis? Kindlasti need inimesed, kes on selle laulupeoga elanud läbi nõukogude aja ja nendel on kindlasti oma selline punane rätik selles küsimuses, sest see midagi ei ole teha, sa oma ajalugu ja oma lugu maha ei raputa iseenda küljest ja mulle tundub üldse, et koorilaulus sellist keelelist konflikti, nagu see meedia on siin praegu üles õhutanud, üldse ei ole, sest meie noorte laulupeole osaleb väga palju neid kollektiive, milliste laste emakeel on vene keel. Nad tulevad valdavalt Ida-Virumaalt, aga ka Tallinnast olen näinud, nad laulavad väga hästi. Nad on saanud ette laulmistel väga kõrgeid hindeid. Ma käisin Eesti Vabariigi aastapäeva ajal Tallinnas Liikuri tänava lasteaias, kus 2 paralleelse lasteaia vanuserühma lapsed esitasid Eesti laulupeo laule, süütasid oma tuletornis väikse tule, tegid tantsu, olid Eesti rahvariietes, nii mis vanemad olid õmmelnud lihtsalt täiesti vaata ja imesta olukord ja samamoodi näiteks Georg Otsa nimelises muusikakoolis, kus ma olen 25 aastat õpetanud noori koorijuhte, on väga palju vene emakeelega õpilasi, kes saabuvad nii-öelda meie tööturule ja hakkavad siin seda tööd tegema kuni selleni, et minu igapäevases töös Eesti Filharmoonia kammerkooris ausalt öeldes meie pool põhirepertuaaris on venekeelne muusika, alustades Arvo Pärdist ja lõpetades vene autoritega, et koorilaulus see kõik tegelikult elab orgaaniliselt oma elu ja seda konflikti absoluutselt ei eksisteeri ei dirigentide, ei heliloojate ega lauljate vahel. Et mulle ikkagi tundub, et meedia tõmbab üles seda konflikti meelega, et seda kõike kuidagi müüa ja et oleks lugejaid, aga tegelikult kõik toimib rahumeelselt täiesti orgaaniliselt iseenesest. Ja venekeelseid laule kindlasti võib mõnel laulupeol laulda. Küsimus on, mida tahetakse öelda, kuhu see kavas sobitub ja mahub ja mis on selle asja mõte ja idee. Sest mitte iga laul ei löö siin laululaval kõlama. Et kui jätta nüüd võib-olla marurahvuslased, eestlastest marurahvuslased kõrvale, siis mina arvan ka, et ega vene keel sellisel tavalisel eestlasel ei pane iseennast kihelema, et ma kuulen vene keelt ja mul hakkab kuplad tulevad üles, et mis mul keele vastu on. Ma kuulen kas siis Tšehhovit või Puškinit või Sotski laule või vaatan Mihalkovi filme või jumal, maailma tase kõige parem, kõige õigem, et mis mul keele vastu saab olla. Vanem põlvkond loeb vene keeles väga palju. Teiseks, mul on väga palju vene tuttavaid, kõik ütlevad, mul on naaber, on venelane väga hästi saame läbi, ta on nii lahke, ega ka vene inimese vastu ei ole midagi, et siin on asi hoopis milleski muus. Aga teda on võimalik serveerida selliseks, et justkui õhutatakse taas 2 rahvuse ja keele põhist viha. Et umbes kõik venelased on need, keda iga eestlane peaks vihkama. Nüüd nad tulevad veel meie laulupidu ka taas ära võtma kavalate nippidega. Ja umbes eestlased, tulge ja kaitske laulupidu. Tegelikult ei ole asi ka selles üldse. Võib-olla teeks ühe lisapäeva laulupidudele juurde, kus oleksid Eestimaa rahvad kõik esindatud. On see võimalik üldse? Siin on jälle taas selle võib-olla kas ühe koori sellise festivali vormi või väljamõtlemisest, aga see nõuab hästi läbimõtlemist, et see õnnetult välja ei kuku, sest hullem on see, kui see aledalt läbi kukub. Ja kui sellest veel tüli rohkem tuleb, kui seda head kavatsust on, sest paljud asjad on nii, et kavatsus on hea, aga nagu vene keeles öeldakse, получилось как всегда.
et kukub välja, et tahtsime ju parimat, aga kukkus välja väga halvasti. Ja neid kaameraid nii siitpoolt piiri kui sealtpoolt piiri, kes selle siis üles filmivad, näitavad seda NTV-s, RTV-s, KGB-s või kus iganes ja ütlevad, et näed, alandati, mõnitati. Ja nii, et sellised plaanid tuleb väga hästi läbi mõelda, sest jällegi, ega idee on ju hea. Miks ei võiks grusiinid, kes siin elavad, armeenid, nad saavad ka koori kokku. Tulevad, laulavad, ma ei tea, leiame ühe suure saali. Palju kuulajaid muidugi on, kes on nii koorimuusika fanaatikud, et on huvitatud. Võib-olla tuleb üks suur, kõigepealt proovib seda väiksemas formaadis, et saab suure näiteks selle Nordea kontsertsaali jagu rahvast täis ja siis vaatab edasi. Sest ega ka esimene laulupidu 1869, ega seal ei olnud ka võib-olla 80 000 või 100 000 pealtvaatajat. Ka tasapisi pikku hilja, sammu. Ja ongi võib-olla aeg esitada viimane küsimus, et kuhu laulupidu või laulupidu traditsioon üldse edasi võib areneda? No raske ennustada. Tegelikult mina oma tänase päeva ja südametunnistusega tahaks öelda, et tahaks, et see jääks pidama ja püsima, et meil oleks jätkuvalt lauljaid, et meil oleks jätkuvalt dirigente, sest see on näiteks minu jaoks praegu üks teema, mis on väga päevakorral. Selle eriala õpetajana ma väidan, et nende inimeste hulk ja õpilaste hulk kahaneb drastiliselt. Ehk see eriala koorijuhina ei ole mitte suurt rikkust lubav ega leiba majja toov eriala, et tänapäeva noored teevad selliseid valikuid, mis tagavad neile majandusliku kindlustatuse, aga koorijuhi amet, see on natuke nagu harrastuskooride puhul mõeldakse, et ma niisama harrastan seda, aga see tegelikult on minu jaoks igapäevane raske töö, nii et sellest vaatevinklist vaadatuna tahaks öelda, et annaks Jumal, et kõik see jääb kestma, et see traditsioon oma nendes juurtes ja selles jõus ja nendes sõnumites ja pidama, et iga kord, kui me seda pidu teeme ja oma laule laulame, et me anname järeltulevale põlvele selle geeni ja selle nagu tukse edasi, et see jääks kestma, et siin garantiid ei ole. Selle nimel tuleb iga päev teha minu meelest suurt tööd, sest see ei sünni iseenesest, kuigi see näeb väljast poolt vaatajale, et mis see siis on, et tuleme kokku ja laulame. No nii lihtne see ei ole. Üks pool on, ma olen Neliga nõus, et üks pool on see majanduslik pool, et neid inimesi, kes tegelevad sellega, et õpetada, et nende majanduslik motivatsioon üleval hoida. Aga teine pool on, see on minu enda teooria, et mida rohkem maailm globaliseerub, ehk varsti katab võib-olla kogu maailma 1 või 2 hamburgeriketti, kõik kaubanduskeskused on 1 või 2 kontserni käes. Ehk toimub ülemaailmne globaliseerumine. Üks kontsern ostab teise kontserni ära, siis ostab üks kõik kontsernid ära. Et selles suures meeletus globaliseerumises ka, nii nagu Angela Merkel hakkas seda multikultit, et võib-olla tahetakse kogu maailm viia ingliskeelseks või hispaaniakeelseks või hiinakeelseks. Et selles suures globaliseerumises säilitada oma mingisugune rahvuslikkus, siis meie aluseks on see keel ja selle keele ruumis meie üks kõige suuremaid rahvuslikke sündmusi on laulupidu. Et käivitub rahvuse alateadlik selline enesekaitse. Rahvus alateadlikult ise teab, et kui me tahame ellu jääda, nii nagu looduses on liikidel, et nii kaua, kuni veel võimalik on võidelda, siis liik kaitseb ennast alateadlikult. Nii nagu see oli öölaulupidude ajal 1988. aastal. Jah, põhimõtteliselt sa tead, et nagu taganeda ei ole nagu võimalik, et võib-olla siis eestlased, kui näevad, et see kriitiline mass hakkab lähenema, siis me hakkame paljunema jälle. Ehk läheb au sisse jälle lapsi sünnitada ja korraga tõuseb au sisse jääda Eestimaale, mitte ära minna. Ja hoida au sees Eesti kultuuri. Jah. Aitäh, et tulite meie Horisonti saatesse. Heli Jürgenson ja Riho Rõõmus. Teile, head televaatajad, soovime siis stuudiost lauluväljaku alt, kohvikust Gustav. Kõike head, jälgige telekavasid. Nägemiseni.